praegu panime sama setupi tagasi, mis meil ennem oli, millega me stabiilselt 6-8 sõitsime. Eelmine sõit lihtsalt sai jõudu natuke liiga palju tehtud. Mingi, ma arvan, et Adres sai suhteliselt pro-moodiga sõita lõpus, korraks kui vajutas. Ükskord elus ka läks õnneks. Läks. Mis sa said selle 60 jalale? 1.08. 60 jalga ei ole ja... Ei ole, jah. Lõpus tuli kuskilt pikka... Raisk, ma ütlen. Kui sa oled pasa sees kaelani, ära lase pead kunagi norgu. Väits. Täiesti. Kaua võib jamada raisk. Oli vaja hiile täppi panna. Ei se pane täiega, no. Mina ei tea, et sa nii tõsine mees oled, et eelmine kord... See ikka liigutas ikka korralikult ennast, see nii ilusti otse raisk. Oli jah? Burnout'il oli see kahtlane veel. No ma tean seda jah. Tõnis ei lubanud pikka burnouti teha. Aga vaatasid nagu on ja ei ole. Oli äge? Tuli lõpuks ära. Ta ikka liikus. Aga no ikka seda tirpikiirust veel ei ole. Aga nüüd on sealt edasi hea minna, vaata. Ja nina on ikka õhus. Ja ikka on õhus või? Tagarakka 60 jalga. Ikka on õhus. Nüüd hakkab langema. See on tõesti reis. Ma pole üks sõitu teinud kammu. Äge. Sünnipäeva laps. Võta veel üks naps. Jah. Võtsime puusti uuesti tagasi, läksime, aga 60 jalga läheb järjest halvemaks, et vist on rehvid natuke väsinud, et peame otsima, äkki leiame kellegi uued rehvid. Muidu on kõik hästi, masin töötab väga hästi. Ei, no tegelikult läheb tal väga hästi, ta on juba 3. võistlus, ta sõidab stabiilselt 6-8, saad aru? Ei, praegu oli 7-0, aga rehvi pole. Ei, ma ei räägi sellest ajast, ma räägin üleüldse. Ja. Väga hästi. Pühapäeval finaalid aeg ju. Tegi vara hakkab. Täna hakkab vara sellepärast, et keegi ei riski sellega, et see jõuda siis enne õhtut seda tehtud. Ja kunagi ei tea ju, kas raja peal juhtub õnnetusi, kas raja peal õlitatakse või midagi sellist, siis võeti otsus vastu, ma saan aru, et alustada sõitudega juba kell 9 ja meie oleme kolmas klass, kes siis peale läheb. Ja meie oleme siis veel omakorda klassi esimesed, kes sõitma lähevad. Esimene sõit on meil soolo. Selles mõttes on hea, saame testida ja kinnitada oma siis eilne 6,7 sõit. Aga üldiselt ennem peab üles ärkama, natukene on uni veel alles. Praegu Tõnis puudib arvuti üles ja siis vaatame üle, kas kõik on korras. Poisid panevad mu selja taga juba siin varjud kokku ja Väins saab üle oma kaamera või käevärinast eilsest väiksest limonaadi liialdusest. Soome meistrivõistluste 3. etapp sai läbi.
mitte nii, nagu oleks lootnud, et teeme ikka lõpus ilusti eliminaatoris need ühesõnaga siis finaalsõidud ja tõuseme siis sinna kõige kõrgemale astmele, vaid läks hoopis nii, et see vihm, mis tuleb taevast, lõpetas siis selle võistluse ja kohad jagatakse ajasõitude alusel. Loomulikult me võitsime selle võistluse, aga see ei rahulda meid, sellepärast et ajasõitude alusel jagatud punktid on nii väikeste vahedega ja sellest ei piisa, et kindlustada endale siis hea seis järgmise etapi eel. Nii et mis kehvasti see uuesti ja samas peab rõõmustama selle üle, et kogu tiim tegi ju head tööd. Auto oli perfektne lõpus. Oli meil seal neid äparusi ja viperusi, aga need olid puhtalt sellepärast, et me ei ole saanud teda testida. Pole saanud piisavalt palju teha igasuguseid sõite ja testimisi, nii et arvan, et kokkuvõttes võib rahule jääda. Ja näeme järgmisel võistlusel. Tahtsin Villerile kuti teha, aga noh, näed, seekord ei õnnestu, aga küll me jõuame veel. Meil on veel. Me läheme iseenesest Rootsi veel nüüd, ma ei tea, mis see Viller teeb, tuleb või ei tule, et juuli lõpus läheme Tjerpi sõitma. On kutse sinna meil Pistonet Open seeria raames üks võistlus. Läheme Super Pro ET sõitma, kus on Super Pro Extreme vist klass oli ja seal on ka 6-6 indeks. Aga rohkem me läheme tegelikult Tjerpi sellepärast, et nüüd me saime teada seda, et meie 4 link on väga praegu valesti. Et ime, et me üldse nii kiiresti sellega sõidame, aga seal on ka praegu kõik kinni. Et lähme sinna rohkem seda seadistama, et motopargis olla veel kiiremad ja veel paremad.